Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu, see on Kärjese kohvi saade. Ja kõigepealt head vabariigi aastapäeva meile kõigile. Ma usun, et see on Jumala arm ja Jumala ime, et me elame vabas riigis täna ja et meil on see riik täna. 1918 kuulutati välja 24. veebruaril iseseisev Eesti Vabariik. Tollajane selline poliitiline olukord võimaldas seda ja see oli nagu üks ajaaken, üks auk ajaloos, mis korraks tekkis ja Eesti sai seda ära kasutada. Muuseas, taasiseseisvumine 91. aastal oli ju väga sarnane olukord. Venemaal toimusid rahutused, Gorbatšov pandi kuskile kinni ja Eesti kasutas seda nii-öelda peata olekut ära ja kui mitte esimese, siis üsna esimestena rahvustest kuulutas välja oma iseseisvuse. Ja meie kristlaskonnana oleme ju veendunud, et see oli Jumala käsi, et ilma militaarse tegevuseta Eesti sai vabaks. Me oleme öelnud, et me laulsime ennast vabaks, aga see on rohkem kui laulmist vaja. Seal on vaja Jumala kätt, kes muudab aegu ja ajastuid ja keda me usume. Täna hommikusi uudiseid kuulates sellest, et meie vabariigi aastapäeval on järjekordne paraad plaanis siis Tallinnas Vabaduse väljakul, ei saanud ma parata, kui ma kuulasin teadvustajat rääkimas sellest, kuidas sõjaline paraad toimub, millised üksused seal osalevad, kui palju sõjalist jõudu on seal, millised Eesti enda poolt leiutatud, arendatud militaarsed vahendid saavad olema näidatud seal rahvale ja et kui ilm on sobilik, siis isegi teatud lennuvahendid, ma ei tea, kas siis päris lennukid või droonid või mis iganes, lendavad üle ja ma saan aru sellest, et see on kõik selleks, et näidata rahvale, kinnitada neile, et meil on sõjavägi, kes meid kaitseb, aga vabariigi aastapäeva puhul ainult presenteerida meie militaarset jõudu. Kõlab justkui meie maa koosnebki ainult sellest. Meil on ju sellel maal noored, meil on lapsed, meil on pered, meil on ettevõtjad, meil on leiutajad, meil on õpetajad, meil on teadurid, meil on uurijad, meil on erinevad inimesed, kes kõik moodustavad meie rahvuse, mitte ainult meie sõjavägi. Ma saan aru, et see läheb tagasi juba tuhandeid aastaid. Rooma vabariik ja hiljem impeerium näitas rahvale, kui vägev on nende sõjaline jõud. Aga kui me mõtleme meie tänase vabariigi aastapäeva peale, siis me ei saa mitte väita, et meie armee oleks meid teinud vabaks või ka hoiaks täna vabana, vaid see oli paljud palved, mida hüüti siit maalt ja mujalt maailmast issanda vägede Jehova poole, kes tegi selle maa vabaks. Ja nõnda siis, enne kui liiguvad soomusautod või kahurid või jalavägi, peaks sammuma kõigepealt palvetajad. Selle maa salarelv on meie vägevad palvesõdurid, sest ilma nendeta meil ei oleks täna seda vaba maad. Ja kuidas me seda teame, on teisest ajaraamatust 7. peatükist salm 14, kus öeldakse need tuntud sõnad. Ja kui siis minu rahvas, nüüd see kui siis viitab kontekstile ja siin kontekstis me näeme seda, et kui maal on keerulised kriisiajad, näiteks salm 13 ütleb, vaata, kui taevas on suletud, nõnda et vihma ei saja, kui rohutirtsud söövad maa paljaks, kui ma läkitan maa rahva kallale katku. Ehk teisisõnu,
on rahvuslik kriis, tervisekriis, sõjaline kriis, majanduslik kriis, siis siin ei öelda meile, et kui nüüd poliitikud tõesti võtavad asja kätte või luuakse valitsuse poolt palju uusi reforme ja ettevõtjad toetavad, investeerivad sellel maal, siin ei räägita isegi sellest, mida haritlased teevad või teadurid teevad, aga öeldakse, kui minu rahvas, kui siis minu rahvas, kui nendes hädades ja olukordades minu rahvas tõuseb, Jumal ütleb, kellel on pandud minu nimi. Ja nad alandavad ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet. Nüüd Jumala palge otsimine ei ole see, et ma tulistan oma shopping listi Jumalale asjadest, mida ta peaks tegema, vaid ma otsin lähedust temaga, ma ei jäta järgi, kuni ma tajun, et mul on ühendus Jumalaga, nii pöörduvad oma kurjadelt teedelt. Siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. Seda sõna võiks tõlkida siin ka päästan nende maa. Säästmine on see, et isegi asja ei juhtu, kas pole nii. Päästmine teinekord on see, et kriis juhtub ja siis meid päästetakse sellest välja. Üks teine tõlge ütleb veel, tervendan selle maa. Nii et meie lootus Eestimaal täna on meie Jumalas. Ja ma tahan jagada teiega 5 kirja kohta. Üks nendest tuleb laulude raamatust 62. laulust, salmid 8-11, mis ütleb, Jumala käes on mu õndsus, mu pääste ja mu au. Mu jõukalju, mu pelgupaik on Jumalas. Lootke tema peale igal ajal, te rahvas, seda sõnumit tuleks täna öelda meie rahvale, lootke tema peale igal ajal, te rahvas, ka heal ajal, valage välja oma südamed tema ette. Jumal on meile pelgupaigaks, mitte meie kaitsearmee, mitte NATO, mitte Euroopa Liit, Jumal, sela, paus, mõtle selle peale. Ainult tuuleõhk on inimlapsed, paljas vale on mehepojad, kaalule pandult on nemad kõik ühte kokku, kergemaid kui tuuleõhk, vau, ärge pange oma lootust vale ja riisumise peale, ärge lootke tühja, kõik muud, kui elav Jumal on tühja lootmine, kui jõukus kasvab, siis ärge pange seda miski. Väga tähtis, kas pole nii, omal ajal pidime saama 5 rikkama Euroopa riigi sekka. Jeremiia raamatus 17. peatükis siin salmid 5 ja edasi, nõnda ütleb Jehova, neetud on mees, kes loodab inimeste peale. Teeb liha oma käsivarreks ja kelle süda lahkub Jehovast, täpselt nii see on. Tema on otse kui kadakas nõmmel ega näe head tulemas. Tasub kõrbe, kivirägas, soolasel, elamiskõlbmatul maal. Aga sõbrad, Jeremiia jätkab, ütleb salmis 7, õnnistatud on mees, kes loodab Jehova peale, õnnistatud on rahvas, kes loodab Jehova peale. Ja me mõistame, et terve meie rahvus ei käi kirikus ega teeni Jumalat, aga selles rahvuses on üks teine rahvus ja see on kristlased, Jumala rahvas, Jumala rahvus. Ja kui meie sellel maal, nagu ütleb siin, teine ajaraamat 7. peatükk 14. salm, otsime issanda palet, siis me võime olla selle maa soolaks ja valguseks. Tema on otse kui vee äärde istutatud puu. See on see õnnistatud rahvas, kes loodab Jehova peale. Kes loodab Jehova peale on otse kui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega karda. Kui palavus tuleb, kui asi läheb kuumaks, kui asi läheb jamaks, vaid ta lehed on haljad ja põuaastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmas. Ma tean, et see on inimlikult võimatu, majanduslikult võimatu, et üks väike rahvus suudaks hakkama saada, kui kogu maailmas on keerulised ajad, aga see on jälle ja jälle saanud tõestatud. Iisraeli riik on üks näide sellest, lootes Jumala peale. Isegi kui igal pool mujal on nälg ja majanduslangus, ühel maal võib olla edukus ja jõukus, sest Jumala õnnistus teeb seda meie jaoks. Sakaaria 4.6 ütleb niimoodi, et ei väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Jehova. Ja ma tahan lugeda samuti laulude raamatus 20. peatükk, salm 8, mis ütleb, ühed usaldavad vankreid ja teised hobuseid, meie aga Jehova oma Jumala nime. Ja viimaks Hoosea raamatust 1 ja 7, ma päästan nad
Jehova nende Jumala läbi, kuid ma ei päästa neid ei ammu mõõga ega sõja läbi, ei hobuste ega ratsanike läbi. Sõbrad, see meie tänane vabariigi aastapäeva tähistamine on jälle üks märk sellest, et Jumal on olnud hea Eestile. Jumal on olnud hea meile. Ja kui me jätkuvalt ennast alandame ja otsime tema palet ja taotleme oma maa heaolu, külvame siia vaimulikule maastikule evangeeliumit, Jumala sõna, Jumala armastust, issanda head sõnumit, siis mina usun, et selle rahva ja rahvuse paremad päevad on alles ees. Seda mitte aga meie vägevale sõjaväele, majandusele või poliitikutele, aga Jumalale, kes kuuleb selle maa ja rahva palveid. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega ja eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.